Tulge jälle tagasi teisipäeviti kell 6 Tore kanalitesse. Tere tulemast stuudiosse. Stuudios on tore. Mina olen tore Marju ja minu töö on tore. Ja kui kõik lähevad selliste ilusate ilmadega välja, siis loomulikult on ka stuudio välja kolinud selleks hooaja lõpusaateks. Ja hooaja võtame täna kokku niimoodi, et me vaatame natuke tagasi, mis me siis sisu poolest teinud oleme, mis on eriti ergas ja ma olen selleks kutsunud endale siia ka 2 noort. Tere! Tere Markus! Tere! Tere Piia! Aitäh, et te tulite, sellepärast et üksi on palju keerulisem analüüsida. Et esimene küsimus kohe olekski, et olete te Tore saateid vaadanud? Ikka oleme. Jaa. Peaaegu kõik olete ära vaadanud? No mitte päris nagu kõik, aga osasi olen ikka vaadanud. Kõige hiljutisem, mis ma vaatasin, oli muidugi enda oma ja siis Mari ja Andre oma vaatasin ära. Need, mis kevadel siin olid just, jah? Aitäh! Ja sina, mis sa, Piia, oled vaadanud? Ka enda kooli omad kindlasti? No enda kooli omad kindlasti ja siis Elisabeth ja Anna oma vaatasin ära. Ongi olnud pigem noortemad, mis on nagu kutsunud ja sa tead neid inimesi, siis sa vaatad kindlasti nende episoodid ära esimesena. Kui äge. Oot just, siis mul on õiged inimesed kohal, kellega koos vaadata hooajale tagasi. Ma teen väikse kokkuvõtte numbriliselt ka. Meil käis külas 40 inimest ja 26 nendest olid noored. Nii et noortel oli nagu täiesti põhjust vaadata, on ju, oma eakaaslasi, et mis nemad asjast arvavad. Ja kokku ma vaatasin selle asja ka ära, et meil oli 370 minutit seda sisu kõike. Nii et on arusaadav, kui kõike ei jõudnud. Aga sisu poole pealt vaatame siis tagasi, et mina tahaks kohe võtta need 15 saadet ette ja mõtelda natuke, et mis minu jaoks eriti erksad olid. On teil sellega seoses mingeid mõtteid? Olete nõus? Aga võtame siis kooliaasta alguses ka mõned saated. Okei, et sul on ettepanek, et kuna Tore käib sellises koolirütmis, õppeaasta hakkab septembris, siis tegelikult see 4. hooaeg, mis oli septembrist detsembrini, et selle sisu võiks ka natuke vaadata. Võiks küll. Otseselt ei ole, okei, ma olen nõus sellega. Piia, mis sina arvad sellest? Ma arvan seda sama. Hea mõte. Me vaatame tagasi natukene laiemalt. Ja alustuseks mina kohe rõõmustan alati selle üle, et kuidas juhendajad on koolides tõepoolest enda asjaks teinud selle, kuidas Tore rakendada. Ja seal on nii palju erinevaid väljundeid, et tegelikult see, mida mina nüüd praegu siin ütlen, ei olegi nii hea kui see, kui me praegu vaatame koos, et mis nad kõik erinevad targad mõtted öelnud on. Koolid, kes ei ole veel Tore ringi oma kooli saanud või seda loonud, siis kindlasti soovitame seda teha. Et rõõmu ja toredust koolis oluliselt rohkem. Mitte, et me ennem toredad oleksime olnud, aga nüüd me oleme veel toredamad. Et sul peab endal nagu ikkagi mingi tuli sees olema. Et võib-olla selline nagu soojus, et kui sa tunned, et meil on midagigi sarnast inimestena. Sa näed ka ära neid inimesi, keda sa tunned, et ei, nad ütlevad kohe ei, see pole minu jaoks, ma ei ole selline inimene. Aga ma arvan, et Tore juhendajad on kõik sellised mõnusad nagu nende südamed kuidagi nagu sama kujuga. Ja need teemad ja mängud, mis me läbi tegime, see arutelu, mis oli, see oli nii huvitav, mulle tõsiselt meeldis. Ja kui ma kooli läksin, siis ma viisin need sama kogemusi, ma sain sealt töötoast, viisin erinevatest klassidest läbi, lastele väga meeldis, kõnetas. Ja siis ma otsustasin nii, Tore ring peab jõudma meie kooli. Läks natuke aega ja nii me oleme. Juba siis 6. aasta on Palamuse koolis Tore ring. Maila astus minu uksest sisse ja küsis, kuule, kas sa tuleksid minuga Toret juhendama, et ma ei taha väga üksi olla. Ma ütlesin kohe jah. Ja ma ei ole seda kahetsenud, seda jahi, sest seal Tores on midagi sükest
mingi konks, mis su võtab ja sinna sa jääd. Võiks öelda, et väljakutse on see, et õpilastel oleks kogu aeg või no, et neil säiliks õpimotivatsioon, et nad tahaksid koolis käia ja nüüd on siis lisaks tore, et me saame selle teha veel nagu rõõmsamaks seal koolis selle olemise. Et selles mõttes väga olulised teemad, mida me tegelikult tihtipeale koolis ju muudes tundides võib-olla ei käsitlegi, kõik need väärtused, märkamine, et see on selles mõttes hea koht, kus nendele rääkida sellest. Ja ma arvan, et see õige aeg siis jõudiski minuni läbi Tore. Ja Tores on mul selles suhtes ikkagi väike visioon endale, et mida ma ja kuidas ma teha tahaks, et sain ühe huvitava mõtte suvekoolis, kus ma osalesin augustikuus Tore suvekoolis. Tallinna üks kool teeb vanematele klubi, sest et see oli Maardu kool minu meelest. Võimalik, et Maardu Tallinna lähedal. Ja seal on tõesti väga eriline asi, kuulake nüüd tähelepanelikult. Et juhendajad viivad erinevaid tegevusi, mis siis on Tore juhendaja raamatust teemadest pärit, läbi hoopis vanematega. Et vanemad saaksid õppida, märgata ja mis mulle Tore puhul hästi palju meeldib, on see, et me ei pea rõhutama alati negatiivsusi ja neid nagu parandama, vaid me saamegi rääkida positiivsest ja suurendada seda positiivsust. Eks see oli ka üks esimesi eesmärke, mida ma sel hetkel vaatasingi sotsiaalpedagoogina, sest mul kohe käis see mõte, kui äge oleks haarata selle Tore ringiga või tore tegevusega endal just selliseid võib-olla teistest kõrvale jäävaid lapsi või tõrjutuid või siis võib-olla ka selliseid ägedamaid, kes võib-olla on sellised aktiivsemad ja et saaks nad kõik nagu ühte asja tegema. Ja minu meelest meil on see juba päris hästi õnnestunud. Kui sa tuled Tore juhendajaks, et see võib olla emotsionaalselt raske, sul on pärast tööpäeva nagu huviringina, Tore ring on enamasti koolides, sul on nagu üks lisakohustus, üldiselt omavalitsused ei taha sellest väga maksta on ju palgana, aga sul on, mis sul veel on siis, eks ju? Et sul on sellised õnnelikud lapsed, kes ei küsi, kaua meil siin veel on seda tundi, 5 minutit või 10. Et Tore lapsed üldiselt saavad 2-3 korraga juba aru, et nad on siin hoitud, armastatud, nad on olulised sulle, kui sa Toret õigesti teed ja nad ei taha ära minna. Ja sul on nagu koolis selline nagu tugirühm ja ega minul on küll nagu ma pole õnnestunud Tore ringi juhendajana päris niimoodi, et teed aastaringi ära, et te olete nüüd valmis, minge, laseme järgmised uksest sisse. Et minu torekad kippusid olema 3, 4 ja 5 aastat, nii kaua, kui nad siis said olla kooli ajal Tores nagu aktiivis. Nad ei läinud ära, nad tahtsid kogu aeg ja tekib see efekt, et sa oled hoitud ja sinu panus noorena jätkub nagu teistesse noortesse, et siis sa tuled nagu tugiõpilasena sinna ringi ja aitad, nagu meil see metoodika tegelikult on, eks ju. Ja see on huvitav, et nendest 4. ja 9. klassi noorest Tore ringis saavad sõbrad. Tavalises koolikeskkonnas nad isegi teretaks üksteist, on ju. Ja nad on praegu ka ju, paljud neist on juba emad-isad, eks ju, et 20 aastat Tores on seda teinud, et nad on nagu õppinud koostööd tegema erinevas vanuses inimestega. Ja teine asi ka, et nad tajusid tegelikult kogu aeg seda toetatust. Selle esimese koolitusega olin hästi selline, et hirmsasti tahtsin kuidagi aidata ja toetada, siis tegelikult mul nagu see pikaajalise mõju oli see, et ma hakkasin aru saama, et see ei ole mitte minu jaoks. Et minu jaoks muidugi ka, aga eelkõige on see õpilastele suunatud, et nendel tuleb lasta teha oma vead ja oma otsused ja oma valikud, et minu roll on see niimoodi neid vaikselt hoida, et nad kraavi ei kuku ja kuidagi hoopis teise nurga alt võtsin seda koolitust. Üks asi on see vanemate klubi, üks asi on need noortegrupid, et Tore ringid koolides või ka noortekeskustes, aga see kõik hakkab juhendajast alguses. Et
mina saan selle väljaõppe, ma saan need teadmised, ma saan oskusi juurde, kuidas veel paremini märgata, kuidas veel paremini anda edasi elus just selliseid hakkamasaamise hetki nagu ja mõtteid, et konflikti võib ju lahendada kakeldes, aga ma arvan, et see ei ole kõige parem lahendus. Loomulikult hea lahendus on rääkida sõnadega kõik see konflikt laiali, aga mulle meeldib, et kui seda konflikti on võimalik tegelikult ka loovalt lahendada. No selles suhtes, et see on see inimene üldistab, eks ju, et siis pannakse kõik sinna ühte patta, on ju. Ja see hetk, kui minu poole pöörduti, et kuule, et sina lähed nüüd sinna sellele koolitusele nende noortega, mina olin, mis mõttes, ma olen lihtsalt matemaatikaõpetaja, mul pole klassi ega mitte midagi, et mida te tahate minust, mina olin siin tak. Esimesel päeval jah, ma parandasin töid ka veel. Ja tegelikult seal ju torestati kõik ära, muud lugu me teame. Ja ma mäletan see seljakunsti osa, mis seal lõpus tehakse. Ja seal oli üks nii armas lause, et aitäh, Kelly, sa murdsid müüdi matemaatikaõpetajast minu jaoks. Et kui tores on sellised noored, keda on mudinud nii-öelda nende juhendajad, siis see nagu ei saa olla vale teekond, sest alati inimene võitleb oma elus nagu hirmudega. Ja kui meil on nagu julged noored, siis järelikult on see nagu õige tee, mis minna. Ja inimesena ma arvan, et ma hiljem olen ikka väga palju nagu enda jaoks saanud, sest alustavat õpetajat ei toeta tegelikult koolis. Ma usun, et siiamaani mitte miski eriti nagu süsteemselt. Kui meil oli Eestis selline asi nagu uus õpikäsitus või muutunud õpikäsitus, siis minu arvates tore juhendajad läksid sellele üle nagu 15 aastat varem kui muu Eesti, sest me tegimegi õpilasi kaasavalt nagu õpetades. Meil olid teistsugused metoodikad, me julgesime olla õpilastega nagu võrdsed. Et sinu arvamus on mulle tähtis, minu arvamus äkki on sulle tähtis, et me ei olnud nagu sellised, eks ju. Ja tore programm on ju niimoodi ikkagi üles ehitatud, et mina kui noorsootöötaja või mina kui huvijuht nagu leian ka oma pärlid seal 5. klassis praegu nagu üles läbi selle, et muidu ma ei näeks võib-olla mingeid asju, mingi mõtteviis, näed, milline on võib-olla ekstra andekus kellelgi kuskil, et selles mõttes on väga äge. Mis mulle kõige rohkem meeldib, on see, et ma näen, kuidas need noored ise arenevad, kuidas nende enesekindlus suureneb, kuidas nad julgevad järjest rohkem teha ja öelda. Ja minu enda noored, kes meiega koos kaasas on, meil on siis 12 kasvanud, kes õpivad juhendajaks ja 3 noort, siis ma näen, kuidas need noored arenevad ja kuidas nad nagu julgevad asju välja öelda. Kui me viimasena kord nüüd tagasi sõitsime sealt moodulilt, siis meil tüdrukud, kes kaasas on, meil on siis 2 tüdrukut, 1 poiss ja tüdrukud küsisid veel autos tagasi sõites üle, et me ei räägiks nende vanematele neid asju, mida nad nagu on hästi palju avanud, et tundsid muret ja siis me rõhutasimegi sellele usaldusele, et me hakkasime seda koolitust läbima, meil on seal reeglid, need reeglid on ühiselt kõigil grupil paika pandud, et kõik, mis on ringis, kõik jääb ringi, aga me saame julgustada neid noori ise ennast avama ka vanematele lõpuks. Ma olen inimese õpetuse õpetaja. Mul on meie kõik noored, kellega me kohtume natukene mitteformaalselt, aga ja me teeme, mina proovin teha klassidega ka tore tunnid. Tegelikult on näha, kuidas erineb noorte koostöö, kas teavad nad, mis on tore ja mis on mängud, mis on koostöö, mis on partnerlus ja kas nad ei tea. Ja see on väga-väga hästi näha. Lisan näiteks oskas välja tuua, et
ta juba märkab, et osad õpilased on muutunud julgemaks. Aga see, kes on esimest korda, ta ei oska isegi seda võrrelda, ta ei oska, ta on endaga nii palju ametis, aga nemad on juba nii palju koolitunud, et märkavad enda ümber teisi ka muutumas positiivses suunas. Ja see on väga oluline, et sa oskad näha natukene kaugemale, et sa oskad märgata ka pisikesi samme. Ja see võib-olla on ka see asi, mis seal tore juures võlu on, et sa ei pea, aga positiivsed asjad juhtuvad iseenesest ja kui keegi veel tunnustab ka seda, siis ilmselt see saab ainult paremaks ja paremaks mulle. Tore ringis üldiselt on see, et lapsed muutuvad julgemaks, avatumaks, mis mind näiteks ka Tore ringi puhul ennast, ma olen niisugune hästi kärts ja mürts inimene, tahan eile asju saada ja ei jõua võib-olla väga palju kannatada, et miks, aga Tore ringis, kui on see alustuse vestlusring ja see elevant käib ringi ja alguses käis see nii aeglaselt ja mõni laps ei tahtnud väga midagi öelda või ütles siis ühe sõna, aga mida see aeg läheb edasi, seda kiiremini hakkab see elevant käima, seda rohkem ta tahab sulle midagi öelda, et selle lapse avanemist ja tema nii-öelda sulamist on nii tore vaadata ja ka lapsevanemana, et sa näed, et su laps on nõus võtma osa igasugustest üritustest ja tegema igasuguseid isetegevuslikke ettevõtmisi ja julgeb suhelda. Et see suhtluse julgus, mida mulle tundub, vähemalt oma õpilaste pealt nähes, on meie Tores, on niisugune hästi oluline koht. Olukord, kus me täitsime seda lillekast nende positiivsete omadustega ja meil juhtus, et Karoliine enda kõrval olev neiu ei leidnud sinna mitte ühtegi positiivset omadust. Ja ta leidis sellele kohe nii kiire lahenduse, ütles, et ära kurvasta, minul on sinu kohta väga palju positiivseid omadusi öelda ja see lill sai täidetud, et see kaaslane ei pidanud üldsegi tundma halvasti, et tema kohta polegi ühtegi ja see on nagu nii suur asi, mis mul Karoliine juures jäi nagu silma ja ma leidsin, et tema kindlasti peab olema üks tugiõpilane, sest märgata kohe juba esimesel korral sellist asja, et see on nagu hästi-hästi armas oli. Et aga jaa, nad kõik tegelikult on kindlasti oluliselt julgemad, mitte et nad ennem ka poleks jällegi olnud, et aga mul on nagu selle meeskonna üle nagu väga hea siuke tiimitöö. Mida vaiksem õpilane koolimajas on, kes ei saa nagu eriti suheldud, et just selliseid tasub ka Toresse kutsuda, sellepärast et seal ta hakkab rääkima, seal ta saab endale uued sõbrad ja muidugi ega ta sellepärast vanadest ilma ei jää. Need võib-olla isegi soenevad veel rohkem tänu sellele, et temal tuleb ju oskusi juurde, et ta muutub ise ju. Mulle isiklikult meeldis üks näiteks ühe noormehe tagasiside küsimusele, et mis mind häiris. Ta ütleb mitte midagi. Vahepeal oli halb päev ja siis lihtsalt ei viitsinud. Et me Karmeniga arutasime, meile hästi meeldib see, kuidas noor oskab väljendada juba mul ongi kehva päev ja kõik teised ei ole selles süüdi. Arglikumad või tagasihoidlikumad õpilased, kes võib-olla näiteks tunnis, ma aineõpetajana ju näen ka, et nad ei tõtta kuskile midagi ütlema või silma paistma või arvamust avaldama, siis seal Tore ringis nad on selle väga toredasti läbi hammustanud, et nad ütlevad, nad räägivad, neil on väga vahvaid mõtteid, et nad on seal palju nagu julgemad ja küllap see ühel hetkel jõuab ka selleni, et nad seal tunnis ka saavad, võtavad selle üle, et see nii-öelda kinnistub neile, see julge eneseväljendus. Paar ringi tagasi ta ütles meile, et ta kandideeris suveks tööle ja ei läinud nagu kuidagi alguses, aga siis, kui ta mainis ära, et on tore juhendaja koos meiega, siis ta võeti kohe tööle. Malevasse kohe tööle. Aga ka lapse vanemad on siis osad öelnud, et tore pärast ta on hakanud rohkem koolis käima. Ja on ka öeldud seda, et see Tore ring on lapsele andnudki seda julgust ja suhtlust nii palju, et kui varasemalt näiteks on käinud kuskil nõustamisel, siis peale Tore ringi tal seda pole vaja olnudki.
siis minu enda laps oli see, kelle nad sinna esimest korda kaasa võtsid ja talle väga meeldis see ja ma olin siis tänu sellele natuke kursis, mis Tores tehakse ja huvijuhina sa näed, et seal üleval 3. korrusel tagaruumis on mitu korda nädalas koguneb mingi seltskond ja kogu aeg lapsed lähevad sinna ja midagi seal tehakse, et seal põnev peab seal olema ju. Ja torekaid sai alati kasutada ja ka praegu saab kasutada kooli huvitegevuses, kooli ürituste korraldamisel on nad abis, sest nad on hästi vahvad noored ja ei ütle ei. Ja kui nad on midagi lubanud, siis nad seda ka teevad. Ja siis see uudishimu ka, et tahaks ka sinna 3. korruse tagumisest uksest natuke sisse piiluda, et mida nad seal siis teevad. Me oleme pannud sellised lapsed omavahel suhtlema, kes koolipildis seda mitte iialgi ei oleks teinud ja ei olegi siiamaani teinud. Meil oli üks neiu, kes oli selline oma ette ja ta hoidis teistest eemale, tal ei olnud klassis üldse sõpru ja ta tuli meile Toresse ja nüüd sa näed teda mööda kooli, ta särab, ta leidis peika. Ta on täiesti nagu teine inimene ja teda me vaatame küll siukse pilguga, et tore, et sa tulid. Tore ring on selline, et me oleme klassipõhiselt teinud, sest oluline on see, et me saaksime erinevad sotsiaalse oskused nagu läbi tehtud, õpitud ja meil on niimoodi, et meil on 5. klassi Tore ring, siis on 6. ja siis on suured, kes on siis kogu selle programmi läbinud. Ja selles mõttes meil tuleb need uusi Tore õpilaste iga aasta peale, me käime aasta lõpus tutvustamas 4. klassile, mis meil Tore ring on, kuidas mõni meil ka seal enne õppeaasta lõppu on projektipäev, me oleme teinud ka projektipäeva selliste töötuba ja siis sügisel näiteks sellel aastal 5. klass tuli peaaegu kõik. Paar õpilast ei tulnud, suur klass tulid Tore ringi. Et Tore ringis minu juurde on tulnud isegi 1. ja 2. klassist õpilast küsima, et kuna ma saaksin Tore ringi tulla, ma nii tahan, ootan, et see sõnum ja see meie tegevused ja meeldivus on üle kooli meil laiali. Kogu Tore raamat on nagu inimese õpetuse õppekava. See läheb järjest. Et siis ta loogiliselt sulandub sul töösse. Ja minul sulandus ta ka kohe klassijuhataja töösse ja ainetöösse, lisaks ringitööle. Ja midagi ei ole teha, see toredus kuidagi sobib koolidesse, on ju. Ja õnneks ma sattusin nii ägedasse kooli nagu Tallinna Paegümnaasium ja meil on suurepärane juhtkond, kes arvas, et muidugi, teeme toredat. Juhhei ja 7. või 8. juba klassid, nad väga tihti küsivad, nagu, miks me seda teeme, milleks me seda mängime ja see on väga, tegelikult väga hea tagasiside, sest nagu me juba harjunud, et Tore töötab, Tore aitab ja nii edasi, aga me ei kohtu nii tihti neid inimesi, kes ei tea, mis see on, kes ei saa aru, milleks me seda teeme ja vot need noored, nende noortega on huvitavam töötada ja huvitavam midagi tegema selleks, et vot, aga sina ei tahtnud, vot sina ei. Ai, kui mõnusalt ja tahaks sinuga 5 aasta pärast rääkida juba. Ja kui vot nemad saavad aru, milleks me seda teeme, vot see on superäge tulemus, vot kõige olulisem. Kuna ma töötan Paide gümnaasiumis nüüd juba 2 aastat, et seal on ju Tore valikkursus gümnaasiumis olnud selle kooli loomisest peale ja see nagu hea näide, ma arvan, et me võiksime täna tõesti nagu rääkida sellest, et kuidas see meil toiminud on. Kuidas mina oma 3 klassi nimed kõik selgeks sain, oli see, et ma võtsin terve 1. septembri nime mängude peale. Okei, tegelikult teine oli vist. Ja, me alustasime sellega, et tuttavaks saada, sellepärast, et minul on vaja nimesid teada saada, nimemängud on nagu selle jaoks suurepärased. Mul on kõik nimed selged, nii tore on. Aga just see, et nagu
et me saaksime sellele tasandile, kus me oleme kõik inimesed, mitte et mina olen kuripaha Nõmme õpetaja ja mingit lollakat ainet õpetan ka, on ju. Et siis, et kõik tunneksid ennast hästi. See on minu eesmärk kõige suurem. See on väga ilus. On ju? Väga ilus, mulle nii meeldib see. Sinu kontekstis ongi see nagu isegi laiemalt öeldud, et see alati ei pea ring olema, vaid see võibki olla tund, on ju. Ja kui sul neid 5. klasse on, see on nii palju ja seda tundi tuleb mitu korda teha sul ilmselt, jah? Jaa. 3 korda tuleb see rida käia läbi, aga võib-olla see toredus üleüldse on, et tegelikult ju koolikeskkonnas väga vähe on selle ühe ringi põhine. Mina olen vähemalt suur uskuja ja lootja, et see ring on nagu üks asi. Aga see, kuidas see laiali kooli peale läheb, on ja mis sõnumid see kõikidele teistele annab ja kuidas me seda nagu suudame kanda sealt ringi väliselt, see tegelikult on palju olulisem. Minu jaoks on see palju olulisem. Torekad on ikkagi toredad kogu aeg. Aga kuidas ka kõik teised oleks toredad? Ei ole ka võib-olla juhendajana vaja alati hirmu tunda, kui need lapsed ei ole väga väljapoole elavad, vaid just kui käivadki seal iseenda pärast pigem. Mina tean, see on minu hirm mingi aeg olnud, kus just kui me tahtsime, et asjad toimiksid, mingid üritused toimiksid ja ei läinud käima ja siis ühel hetkel ma pidin enda jaoks valmis mõtlema selle, et sellel hetkel, sellel seltskonnal oli vaja ise kasvada ja iseenda jaoks seda tored, mitte kuhugile mujale andmiseks. Ma loodan väga, et neid kursuseid tuleb juurde, sest nad on väga populaarsed. Nii tore kursus kui ka see efektiivne suhtlemine ja neid inimesi võiks ka koolides olla rohkem, kes oskavad seda õpetada ja neid võiks olla ka põhikoolis rohkem. Just. Neid, kes nii-öelda oskavad seda noortele nagu kohale viia. Ja ütleks, et ise tundsin ka põhikoolis puudust võib-olla sellistest tundidest. Et lapsed nagu lapsed ikka, et võib-olla on natuke keerulisem üksteisega läbi saada, et võiks ikka olla selline tund. Et ma arvan, et ainult koolipsühholoogist ei piisa. Me mitte ainult õpilastega ei tee seda, vaid meil isegi paluti õpetajatele, et tulge tehke neid tore mänge, kui meil oli mingi suvine väljasõit, et selles mõttes me ikka võtame ette, jah. Ja tegite ka siis? Muidugi. Ja õpetajad olid veel aktiivsemad kui õpilased, nad nii nautisid. Alguses oli küll, et mängima või. Ja siis oli, vahepeal nüüd nad käivad, küsivad isegi, mis mäng see oli? Ma tahaks ka seda proovida. Et jah, me ikkagi klapime ka Eveliniga kuidagi väga hästi oma vahel ja see ei tundu nagu töö. Tore kohta seda, et me oleme Torega nakatanud natuke üle aasta aega ja oleme maitsnud neid vilju juba. Neil on vahvad üritusi koolis toimunud ja ma arvan, et koolipäev ei ole enam sama. See on päris tore. Minu arvates on see ikkagi see koht, kus ma nagu päriselt tahaksin, et koolis lapsed, mitte et nad oleks sõbrad, aga nad päriselt saavad hästi läbi. Et see oleks nagu soe ja turvaline keskkond, kus ma tulen. Et me oleme nii palju seda läbi Torega jagada püüdnud nii edasi, et ma ütlengi, et natuke suuremad tüdrukud 5 kuni seal 8-9, eks ju, et kui need väikesed tulevad ja kas või seda näevad pääs, sina oled siin, järelikult on koht õige, eks ju. Ma olen tulnud sellesse kooli, kus ma tahan olla, et siin on kõik korras. Mingi turvalisus ja soojus. Sageli võib-olla lapsed nagu tahaksid sellist lähedust või kontakti, aga kui nad mingisugusesse vanusesse jõuavad, siis nad ei söanda enam. Aga tore vanti läheb ju igaüks katsuma ja kallistama, et see võib-olla natukene aitab selliseid emotsioone nagu maandada või häid emotsioone pakkuda, halbu maandada. Suures klassis sa just võib-olla näed selliseid suuremaid muutusi just nagu grupisuhetes. Aga noores endas on keerulisem võib-olla neid üles leida. Aga grupisuhetes klassi puhul see ongi just õige asi, mida saavutada. Absoluutselt. Et kui me hakkame klassiga tore programmi tegema, siis see koheselt nagu kui see eesmärk muutub, siis üks sellest osa ongi sellest klassi õhkkonna ja klassi mikrokliima ja kogu sellise ja ma usun, et see on kõik paremaks läinud. Ja seesama, et konflikti lahendamise oskus ja mingid asjad on tore programmis sellised, mis tegelikult võiksidki olla nagu noore inimese baasoskused. On ja, et ta oskab märgata, et ta oskab suhelda, et ta oskab lahendada konflikti, et ta teab, kuidas pöörduda
abi saama, kui ta päriselt ise ei oska, on ju. Et väga, mul on hea meel, et meil kool lubab meil nii teha. Mõtle, ta on tagasi andev. Ta annab nagu juhendajale ka tagasi, et kui sa annad nagu sellist ainetundi, et siis tihtipeale sa seda energiat võib-olla sealt alati tagasi ei saa. Kuigi ma pean tunnistama, et kunstiõpetajana ei ole ka see väga keeruline saada klassist nagu tagasi. Aga võib-olla just seesama, et sa saad seda energiat sealt teistmoodi tagasi ja sa oled mingil hetkel nagu võib-olla nagu osa sellest grupist. Et nemad annavad mulle samamoodi teadmisi, nagu mina neile annan. Et ma arvan, et see on ka tore programmis hästi oluline, et need noored nagu sul ju tegelikult kogu aeg vahetuvad, nad ei ole samad, ehk siis sa nagu juhendajana kogu aeg tegelikult õpid midagi juurde. Miks ma Torest nagu julgen ja tahan alati nagu hea südamega rääkida, sest see on minu elus mind õpetajana, inimesena nii palju toetanud. Ja kui ma nagu leian, et see võiks mõnele inimesele ka nagu anda jõudu jaksu olla ikkagi koolis edasi, sest me teame, mis meie ümber toimub hariduses, on ju. Et pigem on inimesed, kes loobuvad, et kuidas sütitada inimesi tänapäeval koolis olema edasi õpetajad, et see on nagu väljakutse. Ma arvan, täna nii-öelda Eestis. Et Tores võib-olla on üsna püsivad meil inimesed, ma arvan. Mina võin küll öelda, et selle mitmekümne aastaga ta on muutunud niivõrd elu osaks, et see kuidagi isegi tule nagu kuidagi, et aasta alguses, et ma nüüd ei tee või et me ei hakka pihta uuesti või see kuidagi, ta on lihtsalt nii loomulik. Mina pean ütlema, et see on tandemi võlu sellepärast, et võin tunnistada ausalt, et on olnud aasta, kus ma algul ütlen, et äkki siiski ei peaks, sellepärast et võimalik, et suure tagasilöögi andis gümnaasiumi kadumine, kus me olime näinud lihtsalt seda vastutust nii suures võtmes lastepoolset. Ja siis korra oli küll selline segadus, et lapsed on nii enda otsingul alles, et kuidas seda asja päris sellises võtmes tagasi viia. Ja võib-olla ma pidingi endaga väga suure töö tegema, et saada aru, et nüüd on teine lihtsalt kontekst, normaalsus, selline teema. Ja sellepärast ka ei saa lõpetada. Ja mulle tundub, et meie koolis ei saa seda lõpetada mitmete asjade pärast, kas või sellepärast, et päriselt ta ongi maakonnas seal praegu üks ja lipulaev ja juhtkond ja kõik on ju see on nagu elu osa tõesti nagu norm, et see ei saagi teistmoodi olla. Et milliseid müüte me täna kummutame, et seda, et gümnaasiumis võiks olla vaja suhtlemisõpetust, on see üks müüt, mida me võiksime täna kuulda, mida näiteks keegi noortest räägiks. Aga ma ütlen ka seda, et mu tütar, kes õpib Tartu Ülikoolis teisel kursusel ja on nüüd tuutor esmakursus lastele, siis täpselt samamoodi, et see ülikoolis on ka veel vaja, et õpetame siis, kuidas me meeskonnana toimime ja kõik see, et tegelikult ongi ja nende oskustega, kuna minu tütar on eks ju ka nüüd juba 20 aastat varsti olnud Tores ja tema jaoks ei olnud mingit küsimust, et kuidas neid suhteid kohe soojendada ja milliseid mänge teha, et kohe läheks lahti see hea kursuse tunne. Nii et tegelikult me oleme nagu õigel teel, et nagu gümnaasiumit siin vahele jätta ei saa, eks ju. Tahame räägida, kui palju on see areng meile endale kogu aeg olnud. Võimalik, et see on jälle kostunud enne juba. Meie pidev kasvamine ajas ja meie enda pidev kasvamine ajas. Et see ikkagi 20 aastat on tegelikult mõnes mõttes nagu mitu sajandit meie nagu põlvkondade vahes, sest tõesti see, kui ma alustasin, oli ju kõik teistsugune õppimised, asjad kõik. Aga see on kogu aeg vaja ise kaasas käia ja noorte usaldusvõite, et nad meid õpetaksid ajas, mis on meil praegu päriselt aktuaalne või kuidas. See ei ole ainult sõnavara, see on ju kõik mõtteviisid, kõik ellusuhtumised. Once see torakas, always see torakas. Te kohe noogutasite päris mitme koha peal, et teile meeldis ka. Okei. Mis teie jaoks on olnud eriti väärtuslikud asjad? No minu arust on olnud see, et võib-olla ongi just noori hakatud rohkem kaasama saadetesse, et nad saavadki rääkida enda lugu, kuidas nemad tulid ja nagu enda seda vaatepilti üldse torega, mis neil on. Mul meeldis see, et mõte, et võiksime vilistlasi ka kaasata, et nad on ka olnud nagu noored ja siis ka nagu erinevalt vaatepunktist võtta selle, et see on minu arust ka üks
oluline punkt. Ja nii meil õnnestuski, noori oli muidugi rohkem kui vilistlasi, aga mõned ikkagi, eriti kui sa ütled, et sügisest saati vaatame, siis seal kindlasti olid paar vilistlase ja ei, miks mitte, tegelikult kevadel ka ikkagi oli, kui vaadata seda, et osad tõesti on koolist ära läinud juba, aga ikka tulevad nagu tagasi ja mõtlevad torele ja näevad selles enda elus õiges kohas olevat. Nii, aga vaatame siis mõnuga. Kui sa oled tore ja kui sa tuled ja teed, et see annab tegelikult nii palju, millest sa võib-olla alguses aru ei saa, aga tegelikult see on ikkagi suur asi ja tore asi, mida endaga kaasas kanda. Hea inimene olemine. Ma vist olen seda öelnud ka mingi hetk juba, et minu jaoks isiklikult vähemalt tugiõpilane on inimene, kes toetab teisi inimesi. Õpilane õpilaseks, see tähendab, et ta on noor, aga reaalsuses oled see inimene. Ja eeskuju näitab siis veel seda, et sa teed seda piisavalt palju või piisavalt hästi, et teine inimene võib sinust võtta siis siinkohal eeskuju. Ja teiste inimeste toetamine on ju igatpidi oma kogemuste jagamine, kui sul neid on, lihtsalt olemas olemine, see on hea inimene olemine, naeratamine, kallistamine, mis iganes, eks ole. Me tore saame kõik suured päiksed. Ja ma ütleks, et tore inimesed on päriselt äkki klassis selle kollase auraga inimesed, kes on hästi rõõmsad ja hästi säravad ja toovad seda rõõmu kooli ka. Torega tegelen sellepärast, et mulle meeldib see areng, mis sealt tekib, kui suhtled inimestega ning mulle meeldib aidata inimesi, kes on natukene üksi ja siis nendele lahendust leida. Mis mind on hoidnud, on ikka inimesed, sest et minu meelest tore on nagu üübervinge koht. Siin on nagu ägedad inimesed. Ja mulle väga meeldib siin just täpselt selle meie nagu väikse pere pärast või kuidas öelda, et ongi iga nädal saame kokku, räägime oma nädalast, teeme seda takiringi ja väga tore on lihtsalt. Tore on, kõige turvalisem koht nagu koolimajas üldse, et keegi ei kiusa seal, sa saad ennast nagu vabalt väljendada. Et minust igas koolis peaks olema tore. Mulle meeldib tores, kuna me organiseerime konverentsi, see protsess mulle nagu väga meeldib, väga-väga põnevad nii-öelda ülesanded, tores on ka põnevad mängud, mida me mängime koos meie juhendajaga. Väga tore siin on, jah. Ma arvan, et ma näen enda tulevikku mingi üritustes, projektides ja see kindlasti annab kogemust ja see koostöö näiteks nagu läbi nende tore suvekooli konverentsi, see koostöö lihtsalt, see on nagu see peamine, mis see arendab ja kindlasti koha peal kõik praktika ja jah, ma arvan, et kindlasti aitab mul, panen CV-sse kirja. Tore võib-olla minule toonud kindlasti uusi tutvusi ja see sotsialiseerumine ja kõik see nagu mõnus olemine, mis tuleb meil ringis, on see põhiline, miks ma käin võib-olla, jah. Ma olen väga tänulik, et sain torega liituda, sest et ma olen väga palju õppinud, kuidas elus hakkama saada. Need on need tavalised eluasjad, mida iga päev läheb vaja. Õpidki kõik sealt parimate viisidega. Et olen ikka palju õppinud ja see enesekindlus ja kõik see kindlasti andis ka seda julgust, et kuule, ma usun endasse. Tore on õpetanud mind endasse uskuma, et saan hakkama. Eelmine nädal, kui nad tulid uuesti meie ringi, siis oli juba näha seda protsessi, et nad on julgemaks saanud ja nad on nagu osalevad mängudes. Ja siis see üks mäng, mis me tegime, nad kõik elasid sinna sisse, kõik olid hästi energilised seal. Pärast neid mänge me nagu arutame asjad läbi ja siis sa peadki ütlema, mis sa arvad, miks sa nii arvad. Ja siis see on nagu harjutamine ja siis pärast seda nagu ma julgengi rohkem avaldada enda arvamust igasugu asjade kohta. Tänu torele ma
oskan rohkem enda mõtteid väljendada ja niimoodi. Tore koolituse ajal oli nii, et ma olin natukene selline, ma ei avaldanud üldse oma arvamust, ma ei julgenud, sellepärast et ma mõtlesin, et teised ka ei avalda, et ma ka siis ei avalda, et jään sinna, et jah, nii on. Aga nüüd olen ma õppinud seda, et oma arvamuse avaldamine ongi see, mis nagu ongi üks suur asi lihtsalt, et seda peab tegema ja hästi palju on see ka, et koolis suhtled, sa oskad kuulata inimesi, sa oskad kuulata nende muresid, sa oskad aidata ka, sest et seal sa lihtsalt õpid neid kõike. Ma õppisin rohkem inimestega suhtlema, mis andis mulle väga palju nagu julgust. Et meil seal Keilas Tore ringis on väga palju selliseid suhtlus ja on sellised tiimimängud erinevad, mis õpetasidki mind rohkem sellise ekstravertsesse poole minna. Et jah, palju julgust sai kogutud ja siis sealt esinemishirm ka läks nagu haihtus ära, et minus nagu väga hea asi, mis ma sealt sain. Siis ma ütlengi, et kuule, vabandust, et ma olen nagu õppinud rääkima. Okay. Enne mul ei olnud seda julgust, et olla nii avatud teiste ees. Ja siis ma olingi, no ei julge väga, aga nüüd ma ise pakungi ennast välja, kui on midagi vaja. No Tores näiteks olen õppinud, et see, kes ma olen, on ainulaadne ja see on väga-väga äge, kes ma olen ja siis ma lähengi hästi positiivselt kõigele vastu ja ei peida seda tüdrukut, kes ma päriselt olen. Näiteks, et kiusamine on halb, ära tee seda, aga nii-öelda see, kuidas Tore seda nii-öelda õpetab sulle, need rollid ja see, kuidas käituda ja mida teha, nagu nii detailselt, see on nii vajalik ja see on väga hea, et see koolitus niimoodi teeb, et selle üle ma olen väga tänulik ja aga kindlasti näiteks ka interneti turvalisus mulle on väga meeldinud ja kuulmine ja kuulamine. Kui sa tead, sa oled näinud koolitusel seda, siis sa hakkad seda ära tundma, isegi kui ta on varjatud ja sul on nagu see julgus juba. Ja nüüd see koolitus on mul lihtsalt nii palju julgemaks muutnud. Tairi rääkis ühe loo sellest tüdrukust. Ta unustas mainida, et ka mina olin seal. Aga jah, nagu enne seda koolitust ma julgenud üldse sekkuda, aga nüüd ma olen nagu julgenud sekkuda ja ma märkan palju rohkem asju. Ma arvan, et üks asi oli kindlasti, et ma olen väga palju julgust juurde saanud. Olen kõige rohkem tarkust saanud juurde. No mis tarkust? Mis sa mõtled selle all? Sellist sõbralikku tarkust ja rohkem teadmisi. Et kuidas olla sõber ja? Jah. Ma olen saanud endale väga palju sõpru juurde ja ma olen saanud aru, et kui sa nagu tegutsed koos teistega, siis see toob sulle midagi head juurde ja siis see teeb nendele ka head juurde. Tore on nii palju inimesi kokku toonud ja tore on me kõiki märkama pannud. Minu elus võib-olla ongi kõige rohkem see muutunud, et kooli peal nagu märkan rohkem, et ma praegu tuligi meelde, et üks, kus mul tuli noorem laps, tuli koridoris vastu kurvalt ja pool nuttes ja ma kohe olingi see, et mis toimub, kas sul on abi vaja ja siis ma läksin otsisin õpetaja ja siis kui keegi küsis, siis ma ütlesin, et teid on tore kohustusi. Et see ongi see ja ringis ka on see võib-olla, et nagu peale koolipäeva, et mingi siuke, et ei lähe, et see on tore, ikka lähen, muidugi kogu aeg. Põhimõtteliselt ma käisin selle tüdruku juures ja ma tulin tagasi ja siis teised olid nagu, et miks sa temaga rääkima läksid. Et nad ei olnud nad ei saanud võib-olla aru sellest, miks ma just temaga rääkisin, sest ta ongi kogu aeg üksi, aga nad ei saanud sellest aru, et nii tegelikult ei tohiks olla. Aga ma märkasin ja muutsin seda. Aga esimene kord, kui ma sain aru, et nagu ma praegu nagu mõtlen sellest, kuidas tunneb teine inimene, kui ma läksin Toresse, kui õpetaja mind sinna
pani. Siis seal oli väga palju inimesi ja ma ka käisin laste juurde ja ma pidin nagu nägema ja tundma, mida tunnevad lapsed praegu, et saama aru, kas nad tahavad mängida, kas nad tahavad nagu töötama, lugema või mida nendega võib üldse teha praegu. Aitäh õpetaja! Kui armas. Vaata, seal oligi see trikk, et torekad saavad väga palju suhelda teiste lastega, kes ei ole torekad. Sest me loodame, et me saame toredust ju edasi viia. Ja sealt saab Katrin ja tüdrukud ja teised torekad selle kogemuse, et kuidas siis läheneda, on ju? Ja siis pidi Katrin väga palju nagu kassipoeg niimoodi kuskil ujuma selleks, et aru saada, et kuidas siis grupp tööle panna. Minu jaoks on tore olnud kindlasti selline hästi suur muutumise koht, kus mina ise olen muutunud, sellepärast et eks kui ma poleks torest tulnud, ma oleks ka väga teistsugune inimene. Ja tore õpetas mulle kindlasti sallivust, teistest arusaamist, lihtsalt seda, kuidas võib-olla probleeme lahendada. Tore põhimõtted ja väärtused on kõik nagu minu meelest hästi-hästi õiged ja väga paigas ja kui sa tead, et tore on koolis, siis see kool lihtsalt on teistsugune, see on lihtsalt tore. Lihtsalt see, kuidas seal ongi need tugiõpilased teevad oma asja ja aitavad teisi ja ennast ja lihtsalt see annab koolile nii palju juurde minu meelest. Ja ma ise läksin oma klassiaja juurde, kes ta ei rääkinud minu arust nagu aastaid väga kellegagi ja tal oli hästi nagu raske suhelda inimestega. Ja ma läksin ja rääkisin ja tegin talle paar komplimenti ja aasta pärast ta ise tuli ka minuga rääkima. Mulle meeldib tore siis. Aga üleüldse nagu suhtlemisega ma ütleks, et mul on läinud nagu väga hästi. Ennem seda nagu valikursuse algust ka. Et see võibki olla see, et nagu varasem tore kogemus, mis mul on, et kõik need suvekoolid ja konverentsid, mis meil on olnud, ja siis ma olen ka nii palju inimestega suhelnud ja siis see aitas mind täiega, nagu see kogemus aitas mul nagu täiega uute inimestega sõbrustada ja suhelda. Et see on nagu üliäge, et nagu varasemalt, kui ma ei olekski toresse mitte kunagi tulnud, siis oleks see, et ma oleks üksinda kuskil klassi nurgas istuks ja ma ei tea, mida ma teeksin. Aga nüüd ma olen siin, seal, 3. juures, see on nii... Vastab tõele. Isiklikult ma kuidagi hakkasin rohkem nalja tegema, ma õppisin ära, et üks hea nali paneb terve toa särama naeratustest. Ma olen väga palju ka kuulnud, et teised emad ka räägivad, et oma lapsed on ka hakanud nagu rohkem rääkima ja avanema oma vanematele, kui nad on tores käinud, sellepärast, et nad tores õpivad seda. Ja et neil on see kindlustunne ka selles tores, kuna meie tore on selline, meid on küll palju, aga me kõik usaldame üksteist ja me oleme alati rääkinud, et see, mis me räägime, et see ei lähe välja sealt ringist, et me ikkagi usaldaksime, et siis ongi see, et palju lastelt olen ka tagasisidet kuulnud, või ma olen väga palju kuulnud seda, et tahab tulla, aga olen ka seda kuulnud, et täna oli nii tore ja et mulle meeldis need mängud ja et ma hakkan neid mänge kodus ka mängima terve perega või et ma hakkan neid sünnipäevadel mängima, et kui sa kuuled neid, siis teeb kohe nagu südame soojaks, et nagu et oled nii palju tööd ise ka teinud ja siis saad jagada seda ja siis neile väga meeldib see ka, et see on minu arust hästi tore jälle. Minu emale väga meeldib kõik see, mida me teeme. Talle meeldivad kõik need inimesed, kellest ma talle rääkinud olen, keda ma läbi tore siis tean. Ja kõik see, mida me teeme, see, et ma praegu ka siin olen, see kõik talle lihtsalt väga meeldib. Ja ta on minuga täpselt samal arvamusel, et tore põhimõtted ja kõik on nii paigas. Ja siis see kõik see, mida me teeme, on lihtsalt nii äge. Ja ta toetab mind 100-ga. Toret on kindlasti vaja ja ma ei tea, eriti noorte seas, kellel ei ole nii lihtne suhtlemisega või üleüldse enda ja kõige muuga, et see on kindlasti kõigil abiks ja see on selline turvaline koht, kus olla. Seal õpib hästi palju ning ma arvan, et peale seda, kui tore noor on siis selle kõik läbinud, selle koolituse, selle tunnistuse kätte saanud, siis tal on nii palju juba endaga kaasas ning samamoodi ta saab kõike seda, mida ta õppis, jagada ka teistega.
kes ei ole veel jõudnud tore ringi. kui teil on näiteks koolis, teile üldse ei meeldi koolis käia, siis kindlasti tulge Toresse, kuna tõesti see aitab ja see muudab palju lõbusamaks kooli. Osavet on juba poolvõitu. Nii et kui on ka mure, räägi seda kellelegi. Ja väga hea on leida seda lahendust tore koolitusel. Palun. Aitäh. Ja ma olengi nagu kutsunud ta, et tule vaata ja need asjad, nagu mul on ülitore tores olla, et nagu tule vaata ka. Ja siis on tulnud. Inimeseks olemine, see, et sa oled hea inimene ja see, et me oleme inimesed ja see on ühiskonnas hästi oluline, eriti tänapäeval, kuna vähemalt mul isiklikult on tunne, et meie ühiskond alati ei näe või väärtusta seda ja tore nagu hoiab ja õpetab seda. Teatuid sorti inimesi tegelikult siiamaani koolipildis ei võeta vastu. Näiteks neid, kes on väga otsekohesed ja väga ausad. Et tore on see, kus ta saab olla aus, kus ta saab öelda päriselt oma arvamuse. Et me ju ei halvusta seal kedagi, et tal on see arvamus või too arvamus. Et lihtsalt mõndade jaoks on see tore ka, ütleme, selline eneseväljendusvahend, et ta koolipildis ta on hästi alla surutud või ta lihtsalt ei julgegi, et siis vähemalt meil ringis on see koht, kus ta saab nagu vabaks lasta ja olla nendest pingetest vaba. Et see ongi, praegu see on minu jaoks kõige olulisem, et need noored tulevad minu juurde ja nad saavad olla nemad ise, mitte see, mida voolib, ma ei tea, klassikaaslased või siis kool temast, sellest inimesest. Et esialgu, kui ma olin selles nii-öelda nooremas vanuserühmas või nii-öelda väike põngerjas veel, siis see oli lihtsalt selline vahva koht, kus kokku saada, mängida, lihtsalt suhelda. Et see suurem kontseptsioon selle taha tuli tõenäoliselt natukene hiljem. Et siis, kui said nagu aru, kuidas tore nagu tegelikult töötab, ütleme niimoodi, et kuidas me üritame olla toeks alati kõigile inimestele, kuidas me niimoodi krutskeid täis viisidel tegelikult inimesteni jõuame. Kui lahedalt sa praegu ütlesid. Krutskeid täis viisidel inimesteni jõuame. Ja mina tahaksin kohe võtta käsiraamatu kätte, tore juhendaja käsiraamatu, sest ma tean täpselt, kus koha peal on juttu sellest suvel ära anna nõu. Ma tean täpselt, kus kohas on juttu sellest, kuidas küsida küsimusi. Seal ei ole vaimse tervise kontekst. Seal on hästi üldine kontekst, üldse inimesega kontakti saamise mõttes. Ja sama asi on ju torekate filosoofias tegelikult, et kuigi meil on sõna tugiõpilane, siis enne kõike tegeleme sellega, et me ise oleksime need toimivad tüübid, kellel ei olegi otsast päästud, muidu me ei märkagi. Isegi me ei märka ju, kuna me kusime ise endaga. Mida siin siis veel üldse abipakkumisest rääkida, eks ole? Ja 100% nõustun. Suhtlemisoskus kindlasti, kuulamine ja ma arvan, et see julgus. Uudishimu, aktiivsus ja jonnakus. Ma arvan, et ma enda puhul märkasin seda, et mul oli alati olemas mingisugune tugiring, ütleme niimoodi. Lihtsas laias laastus, et kõik need teised torekad, nad olid toredad inimesed, et sul oli alati see sõprusringkond ümberringi olemas, kellega siis oma muresid ja rõõme jagada. See missioon ja ettevõtlikkus ja juba see, et sul on üldse võimalus korraldada ja müdada ja teha ja siis veel, et sind pannaks tähele või et sul on nii toredad inimesed, kellega koos seda teha, siis ma olen väga tore. Aga see, mis nende samade noortega, kellega koos kõiki need koosviibimisi teed, ühised huvid on, ühised mõtted, töötoad, mida me koos läbi seal viisime. Et kõik need tekkis selline suure inimese tunne, et sa oled väike ja sa oled teismeline võib-olla, aga samas sul on sellised mõttekaaslased, kellega sa saad ennast vabalt tunda, sa saad naerda, sa saad lõbus olla. Ilma, et sa
peaksid nagu millegi pärast muretsema või midagi, et nautisidki selles mõttes seda aega, et kui sa olidki teismeline ja sa tundsid ennast selles keskkonnas hästi, et mulle väga meeldis, sobis. Tegelikult mul ka tihti hing sees väriseb või ei julge mõne inimesega rääkida, aga ma arvan, et läbi tore ongi tulnud see, et tuleb ikkagi minna ja öelda tere, ega sa muud moodi teada ei saa. Aga täna on kuidagi sellist ka noorte seas on tunda, et kuidagi justkui nagu taskuraha peaks andma selle eest, et sulle naeratatakse või sulle midagi positiivset öeldakse või midagi, et aga minu poolt tuleb see nagu automaatselt ja see üks positiivsus on siin süles, kes ei püsi hästi paigal, aga tegelikult on jah, niimoodi on, et mida rohkem me selles mõttes ise suhtume sellesse, et iga päev võiks ju hea välja näha ja kõikidel võiks hea tuju olla, siis tore täidab oma eesmärk ja igal ühel on oma panus, et seda päeva toredaks muuta. Mul on hea meel, et te need noorte mõtted välja tõite, sest ka minu jaoks on see alati hästi oluline. Ma küsin seda ju peaaegu igas saates, aga siin mul meenus kohe see, et mis me oleme saanud veel nende 2 hooaja peale kokku, on ikkagi alati ka tores täiesti väljas olevate inimestega natuke rääkida, kes on siis head partnerid või lihtsalt mõni vihje mulle, et vot kutsus see inimene ka. Mul kohe meenus see, kui me sügisel Jaan Aruga kohtusime ja loomulikult partnerite seast siis see Peaasja Marit ja ka Targalt internetis meeskond, kes kohal olid, et vaatame nendel väikseid mõtteid ka, et mis kõlama jäi. Meie roll on kindlasti nagu seda infot üritada edasi anda, aga siin ongi 2 erinevat jõudu. Üks on see, et inimese nõpukus on seotud tema ettenägemise ja planeerimise võimega, aga teisalt, eriti noorte puhul on see, et ega nad ei viitsi ikka vana inimesi kuulata, eks nad ei taha, et see on 2 jõudu, mis omavahel nagu lähevad niimoodi võitlusesse, aga ikkagi me peame seda tegema, peame neid soovitusi andma, sest teinekord see hoiab midagi halba ära. Mitte alati ei hoia, aga vahel ja sellest piisab. Ja me tegelikult ju teame, et aju ei õpi ka siis, kui ta ennast ju ohustatuna tunneb, kui ta ei tunne ennast turvaliselt, millega ka tore ju tegeleb, et lapsed, noored tunneksid ennast koolis hästi, sest siis neil on sinna tundi tegelikult hea minna, nende aju on valmis tegelema millegi muuga kui ellujäämisega. Et see võib-olla on selline põhiteemad ja mida me koolijuhtidelt oleme kuulnud, on kindlasti see suhe õpetajate ja lastevanemate vahel, et kuidas seda koostöisemaks muuta. Ja loomulikult kõigile teada õpetajate koormuse teema, enesehoidmise oskused või oskus või isegi võimalus neid piire panna, kui on tegelikult tunne, et ma tegelikult enam ei jaksa. Et nende teemade eest me proovime seista. Ühesõnaga on klassikaline top 3. Nii. Haridus, meditsiin ja politsei. Täitsa lõpp. Aga ma ei mäleta, kes esikohal oli. Küllap nad 11 niimoodi. Haridus on ka seal ikkagi, eks? Ja. Ja tegelikult väga tähtsad valdkonnad üldse. No kõige tähtsamad. Sellepärast need on seotud vastutusega. Ja inimestega. Ja inimestega, just. Nii et ma arvan, et nende valdkondades, kui me vaatame neid valdkondi, et siis kindlasti oleks küll hea, kui inimesed mitte ainult vaimse tervise kuul, vaid ikka aastaringselt oma hinge eest hoolt kannaks, nagu meie klassika üks film ütleb ja raamat kirjutab. Käin ettevõtetes rääkimas ja siis seal on need inimesed, kes töötavad kogu aeg nagu annavad tuld, on ju. Siis mõtlen ka neile, et kui tahate nagu tõhusamad olla ja paremate ideede peale tulla, te peate tegelikult vahepeal pausi tegema. Sel hetkel, kui me logeleme, pausi teeme, molutame, sel hetkel tegelikult ajus toimuvad teistmoodi protsessid, aju tuleb teistmoodi lahenduste peale. Ja vahel, eriti keerukates olukordades, on nii, et on vaja nagu teistmoodi lahenduste peale jõuda. Ühesõnaga teisipidi öeldes, et kui me mõtleme ja keskendume, siis me näeme ainult teatud tüüpi lahendusi. Aga selleks, et näha veel seda suurt pilti, on vahepeal vaja seda lõdvestust või logelemist. Siin on tähtis öelda muidugi noortele, et ennegi tuleb töö, eks, et see on nii, tee tööd, näe vaeva, logele
ja siis tulevad head mõtted, et mitte nii, et sa kogu aeg logeled, on ju, et noh, et siis ei tule head mõtted. Et sul peab olema enne ajus need teadmiste tükid, sa pead nagu midagi teadma selle asja kohta, kui sul saad uute lahenduste peale tulla, on ju. Nii et logelemine on nagu salarelv siis, kui sa oled midagi teinud ka. Siis me ikkagi mõtlesime, et me peame ise ka panustama sellesse, et neid oskusi oleks lihtsam omandada, et tõesti on programmid, tore on üks nendest, kus on tegelikult, noh ja tore võib-olla nagu oma vormilt isegi on kõige enam nendest programmidest see, mis tõesti nagu baseerub, et kui vaadata teie seda raamatut, siis seal on need väärtused on väga seotud kõigi nende oskustega, aga see on võib-olla jälle nagu selline suur amps, milleks peab valmis olema. Ja me peaasjades ikka aeg-ajalt mõtleme, et järsku meie roll ongi see, et me avame ukse või me tekitame huvi, me näitame, et mingid asjad, mis tunduvad hästi keerulised, võivad olla ka lihtsad ja ivad on ühed nendest. Ma ütlen, et teil on see täitsa selge, aga ma ütlen selle oma sõnadega ka, et palju tähtsam hinnetest on see, et kas see noor inimene leiab mingi asja, mis tal ka nii-öelda mõtted põlema paneb. Kõlab imelikult mõtted põlema paneb, aga ma arvan, et me saame aru. Selles, et ta tahab teha midagi. Et see on palju tähtsam, et sul on mingi teema, kus sa tunned huvi ja oled nõus nagu süvenema, lisatööd tegema ja nii. Et see on kõige tähtsam. Ja me proovime teha mingisuguse väikese kaardistuse. Sa ütlesid, et sa tahad kaardistust ja meie ei hakka tegema mingisugust anamneesi ega sissejuhatust, sellepärast, et sina oledki see vastutustundlik juht, kes tegelikult ju käib supervisioonis. Nii on. Nii on. Juba üle 10 aasta kindlasti. Ja ma mõtlesin just nimelt tore kaartidele, mis on tore enda tehtud, mille juurde käib veel kasutusõpetusega raamat. Need tore kaardid sa tahaksid praegu? Ja mul ei ole neid. Mis me ütleme siis? Hookus-pookus supervisioon või? Hookus-pookus tore kaardid. Tore kaardid, okei. Nii. 1, 2, 3. Hookus-pookus tore kaardid. Õnnestus! Ja näed, siin nad ongi. Kui me alustasime sellest, et ongi kõik inimesed on toredad, nad on erinevad, nad on toredad. Me peame andma igale ühele selle võimaluse oma toredust ja ka oma erinevust näidata. Ise treenida algoritme. Väga äge asi minu meelest. Et võt see, mida sa vaatad sinna, kuhu sa tähelepanu suunad, seda hakkab ta sulle ju andma ja et seda teadlikult võtta siis seda positiivset, minna nendele positiivsetele saitidele, leida üles kohad, kus kogu aeg soovitatakse häid asju sulle ja kus on sellised mõnusad chillimised, mediteerimised, ma ei tea, mis iganes, mis võib meeldida, mis päriselt hakkab sulle aina juurde siis ka seda tooma. Mis te sellest arvate? Ma olen täitsa pari. Minul oligi niimoodi, et aasta tagasi täiesti suvalist asja kogu aeg jooksis TikTokis, Instagramis, YouTube'is. Täiesti suvaline asi. Aga lõpuks, kui ma jõudsin sinna, et nii-öelda enese arendamine, investeerimine, kõik siuke hästi positiivselt häälestatud asjad, et siis läks küll elu palju paremaks. Meil on seal üks iva on ka siuke tähelepanu fookus on ju, et lapsed saavad siis otsida mingeid asju, aga see ongi ka see, et kuhu sa selle fookuse paned, seal see on. No, ma arvan, et tore ju päikesekiir ongi täpselt see, et see fookus peab olema tegelikult ka headel asjadel. Jälle vaimse tervise vitamiin on ju, mida me peaasjades ka toetame. Üks nendest on heade tunnete tundmine, sest me teame, et kui me oskame neid tunda, me oskame neid märgata, siis ka nendes olukordades, kus tegelikult elu pakub nagu päris keerulisi väljakutseid, me ikkagi oskame vaadata ka seda head. Ja et meil need juhised on olemas ka targalt internetis veebilehel, et seal on meil laste ja noorte leht ka, et sealt kindlasti ju leiab infot ja samas ongi, et oleneb, meil on ju nüüd ka veebipolitseinikud on igas piirkonnas, et ka nendelt kindlasti, kui on midagi juhtunud, saab kindlasti abi küsida ka nende käest. Mis me teame, et on vajalik noorte jaoks ja laste jaoks ja mida öeldakse, on see, et meil on seda tunnete sõnavara on jube vähe ja ka seda, et kust need tunded tulevad, et mõelda sellele, et ma tunnen, et ma olen vihane. Aga vihal võib olla väga palju asju alla, et miks ma olen vihane näiteks, kas ma olen pettunud, kas ma olen kade, kas ma olen näljane, kas ma olen väsinud, kas ma olen
et kas keegi ütles mulle midagi ja ma tunnen, et see puudutas mind nii palju, et ma sain vihaseks. Ja siis on küsimus, kuidas ma sellega mida ma sellega peale hakkan, et kas ma ütlen sulle, et see, mis sa mulle ütlesid, tegi mulle haiget või ma näiteks löön sind või ma lähen ja kiusan hoopis kedagi teist. Need kõik asjad on sellised asjad, mida tegelikult lapsed vajavad selleks, et aru saada, kuidas teistega koos paremini toime tulla. Ma arvan, et tore käsiraamat sa läksid loogiliselt. Kuna sa ütled, et see on basic värk, on ju, siis loomulikult on see basic värk, sest järgmine pealkiri on vihaga toimetulek. See digipaast, et sellest ju räägitakse ka, et aeg-ajalt täiesti päriselt panna ära kõik ekraanid. See ekraan kinni, too ekraan kinni, see ekraan kinni, et mina kutsun kõiki üles tegema digipaastu ja praegu panemegi kõik ekraanid siin stuudios kinni. Ilusad klipid, eks. Aga siis, mis teie, kui nüüd veel võtta midagi nende 2 hooaja peale kokku, midagi erilist? Mulle meeldis see, et direktorid on hakanud näitama niisugust ägedat, kuidas ma ütlen, torem elu selles mõttes. Muutunud rohkem koostöövõimekamaks, nagu nad teevad koostööd nüüd rohkem koolide tore ringidega kui varem. See on nii tähtis asi praegu, mul on väga hea meel, et te selle välja tõite. Vaatame siis nende direktorite mõtteid ka tore kohta. Hea punkt minu meelest saatele mõnes mõttes on ju. Aitäh. Me veel ei lõpeta, vaatame ära ja siis. Kuressaare noorsookoolis on väga tore õppida ja mul on väga hea meel, et meie noorsootöötaja Kristin Lauri on toreda liikumise meil väga aktiivselt käima pannud. Meil on vahvad õpilased, kes just täpselt toredaid mõtteid peas südames kannavad ja neid jagavad oma koolikaaslastega. Ja tegelikult on see liikumine ääretult oluline sellepärast, et koolikultuur, kooli sisekliima, õpilaste vahelised suhted oleksid head. Tugiõpilasliikumine sisaldab ju endas sellist üllaid tegevusi nagu teineteise aitamine, toetamine, märkamine. Tugiõpilased läbivad erinevaid koolitusi, kus nad omandavad selleks ka sobilikke vajalikke sotsiaalseid oskusi. Meie koolis on tore olnud juba 23 aastat ja see on kindlasti mõjutanud meie kooli identiteeti, meie kooli õhkkonda veelgi positiivsemaks ja veelgi paremaks. Mul on väga hea meel, et meil on innukad ja säravad eestvedajad, kes on aidanud seda stabiilsust hoida. Nad on õpetajad Pilvi ja õpetajad Triin. Õpilased on kindlasti andnud meie koolielule palju juurde ja väga-väga mitut pidi juba see, et nad on võtnud endale väga palju vastutust. Nad viivad läbi mitmeid tegevusi, mänge. On ise kindlasti saanud julgust juurde, on muutunud aklemaks. Ma pean tore tegemistest väga lugu, sellepärast et ühelt poolt õpetab see noori mõtlema, sekkuma ja teiselt poolt on selles väga palju lusti. Ja kui me oleme koos juhtkonnaga oma noortega rääkinud, siis tegelikult noored on seda välja toonud, et koolikiusamist on. Ja tegelikult tore on meil ainus süsteemne programm koolis, mis praegu toimib. Ja kokkuvõttes tore muudab maailma paremaks, elagu tore! See oli tõesti magus punkt siia. Et mis te arvate siis, kas jätkame tore saadete tegemist? Muidugi võiks. Ja uuel hooajal. Ja. Ja kindlasti meil ju koole on rohkem, tegijaid on rohkem, et mõned koguvad päris tükk aega julgust, enne kui saatesse on valmis tulema. Olete kõik väga oodatud alati tore saadetesse ja aitäh, et olete vaadanud, sest et kui meil ei oleks vaatajaid, siis ju kellele me seda teeme. Endal on muidugi meil ka väga põnev. Alati need, kes ise käivad, nad küll on nii õnnelikud, et nii huvitav on rääkida sellest ja me ei peaks nii tagasihoidlikud olema või puhkelt öelda, mis me arvame asjast, eriti tore asjast ja koolielu asjadest. Muidugi. Mis teie veel lõpetuseks ütleksite?
mina soovin kõikidele torekatele väga ilusat suve ja et neil oleks koolis ja üldse elus väga hästi kõik. Aitäh teile, et te tulite, et olite nõus kaasa rääkima, aitäh, et te vaatate neid saateid ja tehke vihjeid, et kes võiks järgmisel hooajal kohal olla ja millest võiks rääkida. Ja mina omalt poolt tänan tõepoolest veel kord kõiki. See on olnud äge sõit ja meil on üle 80 saate ja see tundub, et lõppu veel ei paista. Selle üle on ainult hea meel. Nii et kuidas meil stuudios on? Stuudios on tore! Nii on. Lehvitame teile kõigile.